Tere, armsad sõbrad! Ma tervitan teid kõiki tänasel advendiaja esimesel pühapäeval ja soovin teile head ja kaunist pühade ootuse algust. Ma vabandan, et tänane mõtisklus jääb natukene hilja peale, nii tervislikel kui ka tehnilistel põhjustel, mistõttu ma aga ei ole jõudnud täna mingeid ilusaid pilte taustaks panna, aga katsume niisama läbi ajada. Tänase mõtiskluse aluseks paneme tähele kirja kohta Markuse evangeeliumi 11. peatükis salmid 1-10. Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale Betfagesse ja Betaaniasse Õlimäe juurde, läkitas Jeesus 2 oma jüngritest ja ütles neile: minge külla, mis on teie ees, ja kohe, kui jõuate sinna, leiate kinniseotud sälu, kelle seljas ei ole istunud veel ükski inimene. Pääske see lahti ja tooge siia. Ja kui keegi teile ütleb, miks te seda teete, siis öelge, issand vajab teda, ja läkitab ta peatselt tagasi. Jüngrid läksid ja leidsid sälu seotuna värava juures tänaval ja päästsid ta valla. Ja mõned seal seisjast ütlesid neile: mis te teete, et päästate sälu lahti? Aga nemad ütlesid neile just nõnda, nagu Jeesus oli käskinud, ja nad jäeti rahule. Ja nad tõid sälu Jeesuse juurde ja heitsid oma rõivad ta peale ning Jeesus istus sälu selga. Ja paljud laotasid tee peal oma rõivad, aga teised väljadelt raiutud oksi. Need aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: Hoosanna, õnnistatud olgu see, kes tuleb issanda nimel. Õnnistatud olgu meie isa Taaveti tulev kuningriik. Hoosanna kõrgustes. Äsja kuuldud lugemine räägib meile Jeesuse tulekust Jeruusalemma. Tuntud lugu eeslisälust, kelle seljas ta linna sisse ratsutas. Paludes jüngritel endale linna sisenemiseks eesel otsida, valis Jeesus endale kindla ja selge rolli. Kinnitas ta ju sellega varasemalt kirja pandud, seda, mida oli öelnud Sakarja. Ole väga rõõmus, Sioni tütar, hõiska Jeruusalemma tütar. Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, ema eesli sälu seljas. Ehk siis, et tõotatud kuningas ehk Messias pidi sisenema Jeruusalemma eesli sälu seljas. Endale eeslit tuua laskes valis Jeesus selle konkreetse rolli ja asus seda täitma. Tal polnud ju füüsiliselt vaja eeslit selleks, et linna kohale jõuda. Asudes juba Õlimäel, olid linnaväravad temast ainult kilomeetri kaugusel. Selle tühise maa oleks ta võinud vabalt jala maha käia ja ei oleks mingit probleemi olnud. Antud juhul oli küsimus puhtalt sümbolis, mille Jeesus andis linna eesli seljas sisenedes. Niimoodi täitis ta Sakarja poolt välja öeldud tõotuse ja kinnitas oma enese staatust messiana. Eeslit kuningliku ratsuna mujal Vanas testamendis ju ei leidu. Küll aga oli ka esiisa Jakob öelnud, et tuleb Juuda poeg Siilo ja teda võtavad rahvad kuulda. Ta seob oma eesli viinapuu külge, hea viinapuu külge, oma eesli varsa. Ta peseb oma kuue veiniga ja oma vammust viinamarjade verega. Seega täitis Jeesus nüüd eesli seljas ratsutades nii Sakarja kui ka Jakobi poolt öeldut. Ja võib kindel olla, et nii tema saatjad kui ka teda tervitama tulnud rahvas said sellest sümbolist samamoodi aru ning teda tervitati linna sisenemisel nagu kuninglikku valitsejat, nagu messiat. Võib ainult olla, et tervitama tulnud rahva hulk tõlgendas seda teistmoodi. Ei pidanud messial silmas niivõrd taevase lunastuse ja jumalariigi toojat ja ka taevast valitsejat, vaid nemad nägid messiana hoopis maist valitsejat, sõdalaskuningat, kes tuleks ja vabastaks nad Rooma ikke alt. Ja see tõi ka hiljem kaasa selle pettumuse, mis viis ka Jeesuse vastu pöördumiseni. Jeesuse jaoks tähendas see otsus oma teekonna lõpu paika panemist. Samal ajal, kui rahvult talle hoosanna hüüdis, talle puuoksi ja rõivaid tee peale laotas ja teda messian ülistas, oli talle selge, et ta oli just nüüd sama kinnitanud selle tee, mis viib tema kirkusesse tõusmiseni tema isa kojas.
aga enne seda tulevad sellega kaasa vangistamine, sellega kaasnevad solvangud ja piinamine, häbistamine, mille kõige kulminatsiooniks saab olema piinarikas ristisurm. Jeesus võtab siin vastu oma rolli igavikulise kuningana, kes peab tooma rahu ja Jumala riigi ning lunastuse ja pääsemise kõigile, kes temasse usuvad. Aga ta teab, et sellesse lunastusse eest peab ta maksma oma enese verega, olles ise see, kes inimeste pattude eest risti lüüakse ja ristil sureb. Meie jaoks siin algab esimese advendiga pühade ootusaeg. Aeg, millal meenutame Jeesuse sünnile eelnenud sündmusi ja mille kulminatsioonina tähistame Jeesus lapse sündi. Rõõmus ootusaeg ja veelgi rõõmsam pidupäev. Jeesuse jaoks aga sai sälu selga istudes omamoodi üks ootusaeg läbi. Ta oli jõudmas oma tee lõppu, aga enne seda, kui ta pidi jõudma võiduka lõpuni, pidi ta läbi tegema viimase ja koleda katsumuse. Ehk siis sel ajal, kui rahvas ümberringi talle üllistust laulis, võis Jeesus mõelda ka sellele piinarikkale mürgikarikale, mille kummutamine tal ees seisis. Suur ja kole katsumus, mis ootas teda tema valitud ja Jumala poolt tal ette nähtud raja lõpus. Nüüd advendiaja alguses on hea mõelda sellele, mis oli selle meie poolt niimoodi tähistatava ja ülistatava lapsukese roll inimkonna jaoks. Ja mida ta meie kõigi pääsemise ja lunastamise nimel ise kannatama pidi. On oluline mõelda ja mõista jõulud ja advendi ajal mitte ainult Jeesuse tee algust, mitte ainult mõelda sellele kaunile algusele, selle lapsukesele hällis, vaid tuleb mõelda ka sellele teekonna lõpule. Sest just Jeesuse teekonna lõpp, tema ristisurm ja see, miks ta selle tee valis, panevad tema sündimise püha meie jaoks õigesse konteksti. Meie lähenemine ebameeldivale või halvale või lausa kohutavale kogemusele võib olla erinev. Ma arvan küll, et enamik üritab seda kas vältida või vähemalt edasi lükata. Aga küllap on ka neid, kes sellesse pea ees sisse tormavad, et sellega võimalikult ruttu ühele poole saada. Jeesus ei lükanud midagi edasi ega ei üritanud eesseisvat vältida. Ei saa ka öelda, et ta oleks pea ees olukorda sisse tormanud. Ta võttis lihtsalt vastu selle rolli, mille tema taevan isa oli tema jaoks ette näinud. Ta usaldas Jumalat ja täidab need ülesanded, mis tema õlule on pandud. Sisuliselt talitab Jeesus selle sama käsu järgi, mis on kirjas sealsamas Markuse evangeeliumis. Kui keegi tahab käia tema järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu talle. Ka Jeesus ise ei mõelnud praegu ilmselt oma minale. Ei mõelnud oma isiklikule häbile ja kannatustele, vaid ignoreeris kõike seda õudset, millega ta peagi pidi silmitsi seisma. Sisuliselt heitis ta kõrval oma enese mina selleks, et käia lõpuni Jumala poolt talle määratud tee. Ta võttis kanda Jumala poolt talle määratud risti, antud juhul isegi literaalselt, kui me mõtleme ristiteekonnale, mis viis Golgata mäele. Kinnitades niimoodi ka oma enese usku Jumala poolt talle ette nähtud ülestõusmisesse ja pääsemisse. Usu isa Martin Luther on sõnastanud meie usu aluseks oleva põhimõtte sola fide, ainult usu läbi. Seda tees on ta toetunud Paulusele ja Jeesuse poolt öeldule. Ainult usk Jeesusesse, meie päästjasse ja õnnistegijasse, kes on meie eest lunastussurma surnud, ja Jumalasse ja Jumala armusse, saab olla aluseks meie enese lunastusele ja pääsemisele Jumala riiki. Siin samas aga kinnitab Jeesus ka oma eneseusku sellesse samasse, kui ta võtab vastu selle raske koorma, selle mürgise karika, mille Jumal on talle juua andnud, ja kummutab selle põhjani, selleks, et Jumala tahe ja arm teoks saaksid. Sellele mõeldes on hea kinnitada ja tugevdada ka oma eneseusku Jeesusesse ja tema poolt meile toodud lunastusse. Tugevdagem oma usku meie õnnistegijasse, tugevdagem oma usku temale mõeldes, armsad sõbrad, sest oma usu tugevdamine on kõige parem ja meelepärasem tegu Jumala silmis. Tänagem alati nii oma südames kui ka sõnades meie õnnistegijat Jeesust, kes meie pattude koormad oma kanda on võtnud, niimoodi nagu ta ei lükanud tagasi ka nende inimeste austusavaldusi, kes teda Jeruusalemma sisenedes tervitasid,
ja lükkada tagasi ka meie omi. Pidagem meeles, et Jeesus suri meie eest ristil, suri meie pattude eest ja suri väga piinarikast surma. Selleks, et lunastada meie süü ja lepitada meid oma vere läbi meie Jumalaga. Sealjuures aga teotasid ja mõnitasid teda needsamad inimesed, kes olid teda vaid mõned päevad varem, kui ta eesliseljas linna sisse sõitis, nii rõõmsasti tervitanud ja ülistanud. See on see kontrast, mida meil tuleb meeles pidada. See, kui kergelt inimesed pöörusid issanda vastu, kui selgus, et ei tulnud nende juurde selle oodatust sõdalaskuningana, kes nende tähtsusetu ja vääritu maise kuningriigi taastab, vaid tuli neile tooma seda hoomamatut ja kauget rahuriiki, mille tähtsust nad ilmselt veel mõista ei suutnud. Parandagem nüüd pühadajal oma meelt, kallid sõbrad, mõtelgem kogu selle kommertsitäis pühade saginas sellele, mis on Jeesuse tegelik tähendus meie jaoks. Kas on oluline osta kalleid kingitusi ja kuhjata kokku maist vara, nagu see nüüd on kombeks saanud advendile eelneval mustal reedel, mis on justkui omamoodi kaubanduspüha, või peaksime me heitma kõrvale kogu selle maise kola, mida meil advendi ajal nii usinalt pakutakse, ja selle asemel võtma oma risti ja järgnema Jeesusele sellel teel, mille ta meie jaoks loonud on. Aamen. Armsad sõbrad, soovin teile veel kord kaunist eelseisvat jõuluaega ja palvetagem ühiselt selle eest, et jõuaks lõpuks ometi ka rahulikumad ajad maailma, jõuaksime nendest kriisidest välja ja saaksime oma eluga edasi minna Jumalat teenides ja armastades. Seda palume meie issanda Jeesuse õpetatud sõnadega. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäeval ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiega andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand õnnistagu ja hoidku teid, armsad sõbrad. Kohtumisteni järgmistel kordadel.